Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas Leopoli keskkonnast eksportida siis fail ja panna ta mõnda muusse keskkonda, näiteks Tinkercadi. Et kui ma olen nüüd siin midagi valmis teinud, võtame nüüd näiteks selle linnukujulise vaasi ja mul on soov siia midagi näiteks mõnes teises keskkonnas juurde teha, siis ma kõigepealt võtan selle oma mudeli lahti ja selle mudeli ma sain siis lahti, kui ma klõpsasin ta peal ja minu profiili all olid siis kõik minu mudelid. Ja kõigepealt ma pean siis valima export. Valin STL formaadi. Nii, ja nüüd siis salvestan selle näiteks oma töölauale. Võin tal ka nime muuta, et see oli näiteks siis, jätan selle STL-i lõppu, aga näiteks kirjutan siia siis tibu. Nii, ja save. Ja nüüd järgmisena tuleb mul siis minna oma Tinkercadi keskkonda. Et tuletan meelde, et Tinkercadi keskkonna sisse logimisel on siis võimalik, ma võtan korra niimoodi, et ma saan teile, ma olen juba sisse loginud, aga et ma saan näidata, kuidas see sisse logimine käis. Et kui ma lähen sisse nüüd näiteks koolikontoga, siis ma valisin siit sign in ja valisin siis more providers ja nüüd läksin siis selle sign in with Google ja siis sain koolikontoga. Mina olen aga juba sisse loginud, ma võtan siit create new design, hakkan tegema siis uut disaini. Nii, mul avatakse siis töölaud ja selleks ma pean nüüd otsima üles sellise koha nagu siis import, et asju ma saan sisse, nii et ma otsin üles nupu import. Nüüd otsin üles faili, see sai mul siis desktopi peale pandud ja selle nimi oli tibu. Nii, võtan selle lahti. Ja nüüd on üks oluline asi, see Leopoli teeb üsna väikesed failid, nii et ma panen selle scale, panen siia 1000, et siis oleks suurus natukene parem. Nii, ja vaatame, kas see siis mulle sobib see 1000. Nüüd võtab see natukene aega, enne kui see siia keskkonda imporditakse. Nii, ja nüüd ma saan vaadata siis seda, et kuidas see siit välja näeb. Üsna pisikene. Nii, paneme siis natuke suuremaks, siis lähen talle peale, kustutan ära, võtan uuesti, otsin üles import, võtan selle sama tibu, open ja paneme siis näiteks 3000, vaatame, mis siis saab, import. Jälle võtab siis aega, et see mul siia keskkonda jõuaks. Nii, nüüd on ta juba palju suurem. Ja ma saan siis selle tibuga siin teha ükskõik mida, et ma saan teda siis vajadusel ümber pöörata näiteks, et kui ta on mul siin valepidi, ma saan talle lisada igasuguseid objekte juurde, et ma näiteks tahan, et ta on nii pidi, et ta võib-olla panen ta mingi kasti peale, nii et ma saan teda siis kombineerida kõigi nende kujunditega, mis siin on ja mängida edasi. Nii et sellisel viisil käib siis see importimine ühest keskkonnast teise.